Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde. Tere! Olen juba mõnda aega tahtnud teile märku anda oma heast tuttavast Marisest ja tema 3 imeilusast tütrest. Kuigi Maris on ise väga töökas, energiline ja tubli, pole tal olnud võimalik oma headele lastele siiani kindlustada sellist kodu, nagu ta sooviks. Marisel on küll oma korter Lustiveres, aga eelmisel talvel pidi ta sealt ikkagi ära üürikorterisse kolima, sest kodus oli lihtsalt meeletult külm. Istusid seal pisikeste lastega lausa tekkide sees. Tubades on Maris ise remonti teinud, ka aknad on vahetatud, aga vannituba ja WC näevad päris kurvad välja. Ja ega üksik naine ei oskagi selliseid ruume ise remontida. Nii et kui teil vähegi võimalik, äkki saate tulla ja Marisele ning tema tütardele natukese remondiga rõõmu teha. Kus on nüüd sinu peatuspaik armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Tere, meie oleme täna siin Lustiveres. Sõidame ja otsime, kus elab Maris ja tema 3 imeilusat tütart. Kui te nüüd arvate, et tuleb väga naiselik saade, siis no võimalik, et tulebki, aga ma luban, et tuleb ikka väga asjaliku ehitusnõu ka, nii et jääge meiega. Näe, Lustivere mõis. Tere! Tere! Kas teie ootate meid? Jaa. Väga tore. Tuba lõbusaid tüdrukuid täis. No vaata, mis saade parajasti käib, kui me tuleme, noh. Täitsa õigesse koju tulime praegu. Sina oled siis Maris või? Ja, mina olen no, tere, Signe, olen mina. Ja teie olete siis need 3 ilusat tüdrukut, kellest mulle kirjutati kirjas, jah? Just. Sinu nimi on? Kristel, Laura, Sandra. Te alles tulite siia? Me kolisime tagasi, jah. Vahepeal olite mujal? Tõrvas. Miks siis nii? No külm korter on ja siis mõtlesime, et võtame üürikorteri. Nii kaugele siis? No ema elab Tõrvas. okei. Sellepärast, et emale ligemana. Aga siis üürikorteris on ikka kulgus elada. Siis otsustasime, et tuleme tagasi ja teeme korda ja... Niimoodi 4 elategi? Jah. Siuke naiste pere? Naiste pere. Kuidas te siis niimoodi, kus see emme, need mehed on kõik ära peletanud? Ma ei tea. Kuidagi peletan. Ära kaovad. Sinu sõbrad on arvanud, et teil võiks meie abi vaja minna. Mis see mure teil kõige suurem on siin oma naiste pere kodus? Vannituba ja WC. Seina ma värvisin ka natukene, aga vale värv on vist, et koorub maha juba. Sul on siis lihtsalt nagu külmaprobleem? Külmaprobleem on. Ja kindlasti on ka vool. Aga see õhksoojuspump on ju, et ehk, et kuidagi seda elektrit on siin uuendatud või Ei ole. Ei ole, jah? Kui ma selle korteri ostsin, siis ma olen nii palju, kui ukse vahetasin ära, siia panin tapeeti. Põrand on täitsa Põranda tegin ka ära. Siin on alles tapeet pandud. Ja kes see valis selle ägeda punase seina? Kes tegi? Emme. Emme, kuidas sa tegid seda siukest lapilist seina? Pahteldasin, helistasin vennale, küsisin, kuidas pahtel olema peab ja siis tegin. Noh, mingi... Tuleb mingi hea saade või? Vaadake telekat vabast ajast. Oleks mis teha, kui on tegelikult hästi palju remonti on tehtud, tapeeti on pandud, kõik on tehtud, aga öeldakse, et külm on. No siis tuleb ikkagi soojustada. Tere tulemast Lustiverre! Tere! Kas te tunnete ennast väga lustilisena? Külm on. Hambad on ristis kõrgelt oleks ju praegu. Nii, mis saama hakkab? Mis teeme? Vannituba, WC. Lastetuba või elutuba aknapealsed. Seepärast, et külm on.
aga miks on üldse külm? Miks need toad on nii külmad? Tegelikult on ju kortermaja, köetakse kõik. Miks neil on siin see külmamure? Siin omal ajal on minu meelest suhteliselt karm projekteerimisviga juba tehtud, et kui sul on seal akna kohal läinud 10 sentimeetrit isolatsiooni, siis see ei saa soe olla. Seal ei ole tuuletõket taga, seal on lihtsalt see vill ja toa pool on siis juba viimistlus. See on täiesti väga suur külma koht. Sa mõtled, nagu siin on näha see, kus see laudise koht on? Just. Ja vaata, millise kvaliteediga see laudiski seal juba on. Omal ajal lihtsalt ehitati niimoodi. Ja siin on ka näha nagu 2 erinevat varianti, kuidas seda siis lahendada. Et seal see tume aken, seal on uus laudis pandud, ma eeldan, et seal on isolatsioon ära vahetatud või siis üleval pool valge aken, kus on juba tellitud kohe aknatehasest aken, mille üleval on paneel, mis on siis isoleeritud. Aga minu silma jaoks sellise nende akna kohal olevate laudistega maju on Eestis hästi palju või sellise projektiga maju? On. Kas sa arvad, et neil enamasti on selline viga seal akende kohal või? Üldjoontes küll, jah. Kas me saame näidata, kuidas seda viga parandada? Me leiame sinna lahenduse. Karola, mis lahendusi sina oled meil seekord leidnud ka? Siia väikestesse ruumidesse. Jah. Mängumaa on oi kui lai. Tervelt 4 ruutmeetrit tuleb kokku. 4 ruutmeetrit. Aga samal ajal 1, 2, 3, 4, 5, 6, peaaegu 7 seina. Siin on väike spikker ka juba, et siia tuleb meil mikrotsementi. Oi, see on äge asi. See on äge asi. Seda me oleme varem ka teinud. See on väga kihvt. Jah, ühe seina siin plaadime. Vann jääb see sama. Vann jääb neile, jah? Nüüd sa seekord ei tahtnud dušinurka panna ehkki ruumil või? Sellepärast, et me ei saa panna seda dušinurka. Aleksin ütles, et seal äravool on kuidagi liiga kõrgel, on ju? Jaa, ääretult töömahukas. Ei ole asja, et ei saa, aga me otsustasime see kord niimoodi. Lisaks on ju see, et me läheme külla perele, kus on ainult naised, ema ja 3 tütart. Ja ma tahaks näha mõnda naisterahvast, kellele ei meeldi vannis liguneda. Marise kodu on Kesk-Eestis Lustiveres. Pärit on ta aga hoopis Tõrvast. Tema lapsepõlv möödus 4 vanema venna seltsis ja 2 noorema õe eest hoolitsedes. Nende ema kasvatas oma 7 last üksi ja eks see oli omamoodi elukool. Seda mäletan, et mingi näiteks kommi ostis, siis oli kommide jagamine, 7 tükki. Siis jagasime ära omavahel võrdselt ja kõik said. Eks ikka raske oli, aga lõbus oli. Et nalja see välja. Mina olen kogu aeg eluaeg siuke hull julgenud, et lähe võõraga rääkima ja siis on nagu juba oma. Mäletan, ma isegi töövestlusele läksin, siis see töökaaslane, kes mul oli, siis ta ütles, sa läksin nagu mingi vanade sõprade juurde, et nagu töövestlus kujunes niimoodi välja. Läksin ja jutustasin kohe ja olin ja... Said tööle ka? Sain. Kuigi mul on ju 9 klassi haridust ainult ja tööl parem ei olnud kuskil ju. Miks sul on 9 klassi haridust? Kuidas see nii läks? Kool jäi pooleli. Siis oligi, ma lõpetasin 9 ära, siis ma tulin nagu tööle suveks nagu maasikaid korjama. Siis käisin veel 10. klassis, käisin ka mingi aeg. Aga siis, ma ei tea, siis lõi vist laiskus pähe või midagi. Kuigi õppimistahet mul oli ja kõik oli. Ja nüüd nagu mõtled, siis oleks võinud ikka ära lõpetada. Aga jah, nii ta läks. Ja siis loomulikult siis läksin ju mehele ja siis tuli ka laps ja et nii ta läks. Kui vana sa siis olid või selle suurte inimeste päris eluga algust tegid? 16. Ja 17, päris vara. 17 siis jäin lapseootele. Siis oli kõik hästi ja siis oli tore ju. Mulle meeldib, et mul 3 last on. Ma ei kujutakski ette, kui mul ei oleks perega lapsi. Sandra on praegu 10-aastane, Laura 8 ja Kristel 6. Maris on rõõmus, et ta on oma 28 eluaastaga oma tütartele noor emme, kellel on energiat nendega möllata ja kes suudab neid mõista. Loota ongi neil peamiselt üksteise peale, sest tütarde isaga läks Maris lahku juba 4 aastat tagasi. Kasvasime vist lahku, et noored oli kõik ilus ja lilleline. Ma olin koduna, kuskile käinud, midagi teinud ja siis nagu tekkisid probleemid ja nii ta läks. Tülitsesime suht tihti. Armukadedus oli siis või? No ma ei kujuta ette, võib-olla. Kas seal tuli mängu see, et sa olid hakanud seda pereelu elama nii vara, samal ajal
endal siis ühel hetkel tekkis see tunne, et aga mis mõttes, et näed, et ma tahan ka käia ja ma tahan ka teha ja mis siis, et mul on ikkagi pere ja lapsed, et ega see ei tähenda, et ma nüüd siin ainult kodus pean olema, jah? Võib-olla sellest küll, jah. Läksime lahku, siis ma kolisin enda ema juurde natukeseks ajaks. Siis ma läksin tagasi, siis oli hirm, et sa ei saa üksid hakkama. Sul on 3 last ja nagu rahaliselt ja kõigega. Et siis proovime uuesti laste nimel kas või. Aga siis minu arust see koosel oleks veel hullemaks. Me käisime ju suhtenõustaja juures ka. Aga noh, sealt ei tulnud nagu nii midagi välja. No tuleb proovisime, aga no kui ikka välja ei tule, siis ei tule. Et sina tunned oma südames, et sina proovisid enda mõistes maksimumi. Ma andsin kõik, mis võimalik oli. Lapsed ju näevad seda kõike kõrvalt ja siis nagu otsustasingi, et aitab ja tulen ära. Tulin ja alustasin siis otsast peale kõike. Algul veel raske, aga pika peale saab hakkama. Siin see kurja juur ongi, jah? Jaa, seda tüüpi majadel on see aknapealne osa, siin pidime kontrolliaugu ka, et vaadata, kas seal üldse isolatsiooni sees on. Nõukogude tihtipeale juhtus ka nii, et oli ka mingi teine objekt vaja samal ajal teha. Et on täitsa tühjad. Siin on nüüd 10 sentimeetrit isolatsiooni. See ei anna nagu suurt midagi. Aga me ehitame selle kasti selle seinaga siis paralleelseks ja isoleerime ta Kingspani plaadiga. Või siis on variant ka akente vahetamise käigus tellida aknad, millel on siis tänapäevane paneel seal üleval juba. Mis on ikkagi siis energiatähisega. Laur, sa oled kaameraga täpselt ukseaugus, lase mind ka Karola juurde. Aitäh! Tere! Tere! Kui ma kõgu hästi sisse tõmban, kas ma siis mahun ka siia? Mis teed? Värvin. Ahah. Ma saan aru, et ma olen seda varem ka näinud. Tuleb nüüd see marmor või? Jaa, see on esimene kiht siis seda marmorit. Jube kiiresti kuivab ikka ära see. Jah, võtame seda hästi õhukselt panna, sellepärast ja kuivalust tegevku. Ja siia tuleb nüüd veel kihte peale? Jah. Mis ta siis teeb? Ja miks seda ühe kihina jätta ei saa? Ta siit paistab läbi, vaata mõne koha pealt veel kips. Et ei tahaks, et paistab niimoodi? Ja siis vaatame, kas teen ühe kihi või teen 2 kihti peale. Ja mis siis saab? Siis läheme läikima. Läikima? Kas seda on erinevat värvi ka olemas või? Seda teed sellist värvi nagu tahad. Värvikaardi järgi. Saab toonida seda nii, et sellel on väga palju variante. Kuhu siis sellist marmorefekti võiks sinu sisekujundaja soovituse järgi panna oma kodus? Meie oleme seda nüüd pannud küll ainult siin pesemisruumides, aga tegelikult ei võib igal pool panna. Toaseinu? Ja, just on see, et kui sa tahad, et ta nagu läigiks, ta muidugi ei pea läikima ka ajama. Et kui teed teise kihi peale, ta võib siuke matt ka jääda. No üldiselt ei ole ikkagi Eesti inimene väga oma kodus veel harjunud muud moodi seina töötlema kui ikka rulli või pintsli ja värviga. No tapeeti pannakse ka, eks ole. Aga sinul ei ole üldse täna ei rulli ega pintslit. Sul on mis? Mul on see vana hea Veneetsia kellu enda emarate nurkadega. Emarate nurkadega oleks hea, kui ta oleks. Jah, siis lõikad sisse siia kipsin, sellepärast on kümal. Ja mina teen metallist, aga peale tegelikult esimese kihi võib kanda ka plastikuga. On isegi lihtsam. Teist kihti või läikima ajada, siis on metalliga parem. Ükski ruum ei ole liiga väike selleks, et põnevat disaini teha, jah? Ei. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega ja loon tõelise kodutunde. Kõige tähtsam siin maailmas on kodu ja seal valitsev soojus, sest ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Meie seas on palju inimesi, kellel oma kodu on vaid unistus. Kui sina ostad kodutunde tooteid, teed sa hea teo ja annad suure panuse, et see lihtne unistus, oma soe kodu, täituks.
Marise suurim varandus on tema 3 tütart. Hakkaja naine leidis endale ja lastele pärast elukaaslasest lahkuminekut uue kodu Lustivere külas ning kinnitab, et rikkust majas küll pole, aga nad saavad hakkama. Kuid vaat selles osas, kuidas külm korter natukenegi soojemaks ning särisevad elektrijuhtmed turvaliseks saada, vajab üksikema nõu ja abi. Tere hommikust! Tere hommikust! Oi! Sa oled vahepeal tellist ladunud siia seina. Ei, mina ei ladunud. Ma tean. Käis Indrek, kes käib alati öösiti meil tööl. Nii on jälle, tõesti. Käis jah? Miks ta siis seekord öösel jälle tuli? Tuli õhtul ja tal oli hirmus plaan ikkagi jääda täna pikemaks. Nii. Aga kuskil... Keegi tahtis, et ta veel kuskil plaati paneb, jah? Mõned tunnid töötanud ja tuli kõne ja nii ta siit sõitis siis nüüd. Jah. Juba Tallinnasse peaks tegema seal üht objekti. Kui oli jutt, et siia tuleb plaat, siis ma midagi siukest küll päris ette ei kujutanud. Kas see on kõik nagu ühe kaupa on need siin plaadid? Jah. Aga tore, üks sein on siis valmis ja mis nüüd saab? No ma ise ka huviga tahan näha, mis nüüd edasi saama hakkab. Kohe alustab mikrotsement ja tuleb midagi teistmoodi. Nii et väiksed ruumid küll, aga igasuguseid põnevaid asju ma hoopsin tegema. Peamine on muidugi see, et nad lõpuks on soojamad, kui nad enne olid. Kindlasti. Maris on alles 28, aga juba 3 tubli tütre ema. Tema elukogemuste pagasis on ka lahkuminek oma laste isast. Kerge pole selline elu muutus iialgi. Seda enam, et Marise jaoks kaasnes lahkuminekuga ka kolimine täiesti võõrasse kohta, Lustiverre. Poleks ta siit häid inimesi ja südamlikke naabreid eest leidnud, oleks kindlasti olnud veelgi raskem. See alustamine ongi, kui sul on nagu tühi korter lihtsalt. Kas siis tulevad need maksud peale, sul uusi asju vaja, kõik nagu lihtsad asjad nagu pliitad ja külmkapid ja suksed asjad, aga sõprade toetus on seal tegelikult päris suurt rolli mängib. Üks sõbranna tõi mulle näiteks uue kraanikausi aitas, tõi siis kuskil mingi tuttavate kaudu sai ta näiteks vaipu. Siis oli mul üks sõber, kes tõi mulle külmkapi, tõi mulle teleka, sellised lihtsad asjad, nagu mida oleks vaja. Ja naabrinaine see tõi ka ja kogu aeg aitas, tõi süüa värki ja nagu hästi siuke, kuigi ma ei tundnud teda, ma ei olnud taga tuttav, aga siis ta tuli ja lihtsalt oli ja aitas hästi palju. Leidsid siit Lustiverest eest toredaid inimesi, jah? Jah, ma arvasin küll, et ma tulen siia, et siis äkki raske on tulla võõra kohta ka. Aga siis oligi naabrinaine tuli ja siis kogu aeg käis ja uuris, on sul ikka seda ja kogu aeg aitas. Kuidas teie suhted sinu tütarde isaga on tänaseks? Praegu see on väga hästi läbi. Õnneks. Mulle meeldib. Et kui on lastega mingi teema, siis helistame, räägime ära ja teeme nagu koos tööd nüüd. Need on ikkagi meie lapsed, et koos me peame kasvatama neid ikka. Aga mis selleks vaja on, et siis lahku läinud lapsevanemad saaksid omavahel niimoodi mõistlikult suheldud? Tulebki mõelda selle peale, et sul on ühised lapsed, sa oled eluaeg nagu nii seotud. Ja see nääklemine ei anna nagu nii mitte midagi, see ju lapsed näevad seda kõike kõrvalt ja see mõjub neile ka teistmoodi. Ja samas üksteise närve sööta ka edasi. Et pigem nagu hoiate nagu distantsi ja siis kui laste teemal on vaja rääkida, siis räägite laste teemal ja lased üksteisel elada enda elu. Väga tänulik on Maris saatusele ka selle eest, et tal oli otsast alustades olemas töökoht. Emme vahetustega töö kiirsöögikohas tähendab aga muidugi seda, et tütred peavad palju oma pead hakkama saama. Kui Maris on tööl, saavad Sandra ja Laura väikesõe Kristeli lasteaiast toodud või sinna viidud, söögid ja koolitükid saavad tehtud ja õigel ajal magama või kooli mindud. Oled mõelnud ka, et tänu sellele, et see elu nii on läinud, peab Sandra tegi hästi vara täiskasvanud olema. No tegelikult nii võtta siis ise olin ka väike, siis pidi nooremate tädest hoolitsema, et siis küll, kui mäletan, väike oli, tahtsid mängida, käia ringi igal pool, aga ei saanud ju. Et siis vahepeal ikka mõtled küll selle peale, et ta peab ka suht vara suureks saama. On sul kahju ka sellest või? Ikka. Sest vahepeal ka olid nii palju tööl, siis sul pisem laps tuleb küsib, et emme, miks sa nii palju nagu tööl oled, et siis on ikka päris raske. Et siis võtad hoogu maha jälle ja kas õnnestub hoogu maha võtta või? Mitte väga. Oleme küll püüdnud, aga mitte väga. Ikka töö ongi nagu esikohal, nagu, et lapsed on nagu tagaplaanil jäänud.
nagu lapsed peavad oma peibes suht palju olema, et see on kõige hullem. See on see, mis teeb praegu kõige rohkem minu südamele haiget, et sa pead raha pärast olema nii palju tööl ja lapsed nii palju üksi ilma sinult. Ma ju maksan autot veel, ma maksan korteri ka veel, et siis ikka makse ikka on omajaga veel. Et kui saaks need nagu järje peale, et siis on nagu, siis võib võtta vabamalt. Mis selle oma lastega üksi elamise juures need argielu kõige keerulisemad momendid on? Kas on selliseid hetki, kui sa tunned, et no Juhe on koos, mõistus on otsas, no ma ei tea, ei saa hakkama? No argielus ongi, sa tahad ju kogu aeg lastele nagu rohkem pakkuda ja elamist tahad viisakamaks teha, et sul võiks nagu elamine ka mugava mulle, et kui lapsed ütlevad, et miks meil siuke kod on, teistel on ikka kõik korras ja aga kui sa üksinda käid ja rabeled ja kellegilt nõu nagu ka küsida ei ole, et siis on suht keeruline. Eks mul on neid, kui ma tahan ennast välja elada, siis lähen ja nutan ennast tühjaks ja siis ma nagu naeratangi kogu aeg, aga raske on muidugi sellepärast, et lapsed sul tahavad minna, et me lähme kinno, lähme sinna, et teised pered kõik käivad ja et miks meie ei saa. Et siis on raske, et ütled, et me ei saa seda lubada praegu. Aga siis lapsed on nagu sellest ka aru saanud, et meil on raske, et siis me lähme, kui me saame. Et siis ongi see, et ma lähen teen lisavahetusi näiteks tööl, saan rohkem raha. Ei peagi olema kogu aeg palju raha. Kõige tähtsam on sul kodus, et sul on hea kodus olla. Mida rohkem raha, seda nagu ahnemaks ajab sind, et seda ja seda ja seda. Aga mida vähem on, siis vähemaga sa lepid ja vähemaga on ka sul hea olla. Tere, Kristjan, mis see Egert seal teeb? Egert paigaldab selle vannitoa seintele mikrotsementi. Mikrotsementi. No tsement ma tean, mis asi on, aga mis see sõna mikro seal ees nüüd muudab siis? Muudab seda, et kui tavaliselt tsement on ikkagi vähe paksema terasus või suurema teralisusega, siis mikrotsement on selline peeni apatatud. Segatakse kokku vedela akrüüliga. Nagu siin selline tugeva lõhnaline aine. Oma potkud kaasas veel, jah? Ikka vett ei kasuta ja siis see vedela akrüül annab mikrotsemendile tugevuse, rassuse, vastupidavuse ja sellepärast on siis sobilik vannituppa põrandatele. Ja sest ta läheb meil ju vanni taha läheb praegu, ta võibki siis niimoodi, et sinna võibki see vesi peale joosta ja midagi ei juhtu. Jah, mikrotsemendi kihile tuleb veel 2 kiht lahti. Nii et see lakk teeb ta siis nagu veel veekindluse. Lakk annabki selle veekindluse, jah. Kas tsement on tavaliselt halli värvi ja meil ongi sein halli värvi? Ei, siin Karola valis ja halli. Aga tegelikult on meil saadav 40 värvis. On olemas hallidest, pruunidest kuni siis türkiispunist oransside kollasteni välja. Ja siis on ka veel võimalik kombineerida seda teiste toodetega nii, et saab ka roostet, alumiiniumit, pronksi, hõbedat, kulda. Kas sellist asja peab nüüd kutsuma teid seina panema või näiteks minusugune koduperenaine saab ise ka siin selle, millega see Egert seal möll on mingi kellu moodi asjaga, saab ise ka panna või? Ma arvan, et sa oled seda ehitust nii palju kõrvalt näinud, et küll sa hakkama saad. Nii hästi kohe. Et eks oleneb inimesest. On inimesi, kes ei saa kindlasti värvimisega ise hakkama. Aga kindlasti ma arvan, et saab ka tavaline koduperenaine või koduisa sellega ka hakkama, kui ta tahtis teha. Kiiresti ta kuivab, palju aega läheb? No, ütleme, oleneb nüüd õuniiskusest ja kõigest muust, aga üks kiht on siis cirka 6-8 tundi on see kuivamine. Et reeglina ikkagi, kui sul vähe suurem pind on, siis sa päevaga üle 1 kihi ei tee seda. Ja tavaline on 3-kihiline paigaldus siin. Härjased tegid meile niivõrd hea põhja ette, et saime 2 kihiga hakkama. See on nagu siis selle, nagu see alus peab olema nagu hästi sile. Siin meil jäi ära, ütleme see meie enda see kõige suurema teralisega segu, et siis selleks andnud meile veel selle 5-6 tundi kuivamisaega juurde. Et siis tehti meil siin natukene parem põhi alla, et me saaks ikkagi 2 kihiga hakkama. Selge. Ja nüüd siis see jääb nüüd jälle omakorda kuivama ja siis on juba lakikord, ma sain aru. Jah, hommikul lipime ja lakime. Kui tulevad toonivarjundid, et kuidas sa kellule survet avaldab, see mõjutab ka siis seda värvitooni. Kui põnev, saame näha. See on hoopis teist värvi, on ju? Paigaldaja käekiri ja tõesti hästi näha, et selles suhtes, et seda peab nagu ka arvestama, et keegi teine omale samasugust ei tea, et nii kuidas paigaldaja teeb, nii selline ta ka seinad jääb. Tõeline disain, nagu moekunstniku kleit.
Mina ostan alati kodutundepiima. Head teha on hea. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa hea teo. Lustiveres elava Marise koolitee jäi põhikooliga pooleli ja 17-aastaselt oli ta juba ema. Täna on Marisel 3 tütart. Tema pere sissetulek 4-kohalise numbrini ei küüni ning sellest tuleb maksta ka korterilaenu ning tööl käimiseks hädavajaliku auto järelmaksu. Üksikema on küll rõõmsameelne, aga ei salga, et rahaliselt on raske. Kodutunne aitab Marise ja tema tütarde kodus ära teha mõned vajalikud ja kulukad remonditööd. No Oliver, täna toimub meil üks töö, mida me Penosili asjadega siiamaani ei ole teinud. Meil toimub vanni restaureerimine. Jah, nii see on. Ja siin selles karbis on kõik selle töö tegemise jaoks vajalikud asjad üheskoos olemas. Nii pintslirullid kui segamiseks. Eesti keeles veel kirjutatud kõike? Jah, kõvendid ja krundid, isegi dokk segu segamiseks, väike rull, millega pärast seda emaili peale kanda. Need tuleb siis kuidagi moodi korralikult juhend läbi lugeda ja juhendi järgi siis omavahel kuidagi kokku segada need asjad. Just nimelt, et näpuga juhendit taga ajada ja vaadata, millises järjekorras milliseid töid teha. Ja et me õige segu kallame õige asja sisse. Ja kindlasti tasub pöörata tähelepanu sellele, et esimese asjana oleks vann vaja rasvadest asjadest puhtaks pesta. Siis võtame, lihvime kahjustada saanud kohad üle ja püüame vältida erinevaid lohke, et see pind oleks võimalikult ühtlasem. Siis ei jää hiljem, kui me oleme vanni juba taastanud, kandnud kõigepealt krundi peale kuivamist emaili peale ja siis, kui ükskord on ka see email ära kuivanud, lähme vanni, et see vannivee, mis me pärast välja laseme, ei jääks nendes kahjustunud kohtadesse loikusid ei jääks. Et ei jääks nii-öelda nagu loikusid, jah. Kas ta jääb tõesti nii tugev? Et ta ei ole lihtsalt nagu selline ülevärvitud, iga asja saab üle värvida, aga ta tõesti on siis emailitud lausa? Jah, ta jääb natukene nüüd küll mitte nii tugev email, mis tuleb sellest küpsetusahjust, aga ta jääb ikkagi väga-väga okei. See pann on just kui nagu uus. Marise 3 tütart on armsad ja viisakad tüdrukud, kellest emmele on ainult rõõmu. Ta ütleb, et peab neid kasvatades silmas seda, et nad alati saaksid oma emale kõigest rääkida. Ka tema ise ei saanud omal ajal oma ema käest sugeda, kui teatas 17-selt, et on lapse ootel. Kuidas ta aga ise reageeriks samas olukorras? Ma olen ütlenud, et ei, kool on ikka tähtsam. Et praegu vara veel. Ma olen seletanud ka neile, et kuidas nagu mul kooli pooleli jäi. Siis ma olen ütlenud, et ennem õppige ja siis alles mõelge see lõpp. Aga samas ise sai kahetse, et nii vara sai alustatud? Ei. Aga oma lastele ei tahaks? Ei tahaks. Miks nii? No ikka õpingud ja saavutada midagi, sest kui suurem tüdruk tuleb ja ütleb kohe, et ma käin 9 klassi ära ja siis ma lähen kokaks sinna Kaia putkasse või kuskile. Aga no nii, siis ma olen ikka seletanud, et mine ja õppi, et siis saad ikka midagi paremat töökohta ja suuremat palka ja kõike. Et siis ma loodan, et saab aru ka sellest, et õpingud on tähtsamad. Palun ja lisu! Ka Maris ise loodab ühel päeval oma kooliteed jätkata. Ta on ju noor, jõuab veel. Seni aga teeb ta oma praegust tööd kiirtoidukohas suure rõõmuga ja ütleb, et tõesti armastab seda. Mis on siis ühe hea burgeri salatus, Maris? Ja fritüüris. Lased niimoodi mõnusalt rõbedaks ta. Okei. Siis paned saiamirakasse. Saia tuleks. Lõpilist kaste.
Mis seal kastmes on siis? Seda koostisossi teada. Jaa. Ma ei tohi öelda ju. Saladus, jah? See on firma saladus. Ikka salat käib ka, jah? No, see on see tavaline vanakooli burger, nagu ta kohta öeldakse, eks jah? Palun. Aitäh! Kas keegi oskab seda süüa niimoodi, et kogu nägu ei ole koos? Ei. Sa ei oska, ju? Seda ei saa süüa niimoodi, kogu nägu ei ole koos. Sulle meeldib siin tööd töötada, jah? Miks see töötore on? Näed, ja saab klientidega suhelda ja saad süüa teha ja nagu mõnus on. Täiega meeldib. Sina klientidele ka meeldib, jah? Jah, ma usun küll. Mis selleks siis vaja on, et selline positiivne ja naeratav olla kogu aeg nagu sina? Kuidas sa oled niimoodi? Kuidas sa oled selline? Mis su nipp on? Mul ei olegi nippi, ma olen lihtsalt siuke. Mul on töö, mida ma tahan teha. On jah? Jah. Aga mis sa veel elus tahaks teha? Enda putab. Samasugust toodad enda oma või? Mitte samasugust, aga midagi teistmoodi. Ikka enda moodi. Nii, aga mis seal võiks olla teistmoodi? Unistame. Mida sina pakuks, kui oleks, praegu me oleme Kaie juures nimelises toidukohas, aga kui oleks ühele või oleks Marise juures, mis seal siis pakutakse? Siis on burgerid ja sellised lihtsamad toidud. Aga tahakski mingi hästi sugust lihtsalt kohta, et kus kõigil oleks mugav olla. Nii et hea burgeri tegemine võib olla ka kutsumus, muide. Kindlasti tuleb ühel päeval Marise ellu ka uus mees. Selline tore ja hea, kes armastab nii naist kui ka tema tütreid. See viimane on peamine, mida Maris sellelt tulevikumehelt ootab. No ja salamisi unistab ta ka sellest, et üks laps võiks tema peres veel olla. Üks väike poiss. Kui ma nüüd ikka mehe võtan, siis ma võtan ikka elu lõpuni. Ja siis tuleb ka laps. Mitte enam. Pereelu tahaks ikka siukest korralikku pereelu. Sa võid ju selle välja öelda, et teinekord tahaks, et keegi lihtsalt võtaks kaisse ja ümbert kinni ja ütleks, et sa oled nii tore ja ilus ja armas ja tubli. On nii või? Võiks olla küll, jah. Sa said mingi reliikvia siit kaasa oleks või? Jaanus andis, näitas, kui ohtlik see olukord siin tegelikult oli. See on nüüd omaaegne ühendus mitmel kaablil, mis tänapäeval siis tehakse ja see on põlenud või? See on põlenud. Ja siin peaks olema isolatsioon tegelikult sellest kruvist alates ümber, see kõik on juba ära põlenud, need on mustad. Need on mõned lihtsalt, mis me jätsime näidisteks. Seda me siia jõudes üldse nagu ei teadnud, siis kui Jaanus hakkas tegema, siis ja, kui ta hakkas neid järjest lahti võtma, siis Feeb ja Traka kiirelt reageerisid ja lisakaitsmeid, kaableid, kõike seda vaja minevat, et Jaanus saaks oma töö korrektselt tehtud ja see asi oleks ohutu. Aga kuidas nüüd selline asi üldse juhtub? See on tegelikult sellest tuleneb, et omal ajal, kui need hooned on ehitatud, siis ei olnud köögis nii palju abivahendeid elektrilisi, kui on täna. Samamoodi pesumasinad olid hoopis teistsugused, kui need üldse korteris olid. Et lihtsalt kogu elu on läinud nii palju mugavamaks, aga kõik need masinad tarbivad elektrit ja need vanad süsteemid lihtsalt ei kannata seda pinget välja. Viimistluse seisukohalt ma tean, et on seda marmorefektiga värvi seal WC, siin on mikrotsementi, keraamilist plaati. Just, aga üks asi, mis ma märkasin ja mis ka ei ole üldsegi nagu tavaline, on see lagi. Mis asi see seal laes on? See on puitkiudplaat, see on ripplagi. See on vabara ripplagi. Ilus ja lihtne. Looduslik. Looduslik. Niisketesse ruumides sobib väga hästi. Et ei hakka pudenema? Ei hakka, ta näeb siuke välja küll. Linnupesa moodi välja? Ei hakka. Siis sai siin veel vann sai restaureeritud Penosili uhkete uute toodete abiga
ja siia vanni ette sai ka seesama keraamiline plaat, mis seinaski on, oleks jah? Ja see on nüüd siis kinnitatud vediplaadile, mida on võimalik Notost osta. Spetsiaalne vannipaneel neil on kohe olemas, et vanade vannide puhul hästi hea lihtne lahendus. Ühesõnaga paljude abiliste abiga jälle üks ilus tulemus tehtud. Nii ma annan su reliikvia sulle tagasi ja kutsume nüüd peretuppa. Tule nii, Kristjan, mine. Issand jumal, äge vann ja... See on ju teie vann. See on lihtsalt natukene uueks tehtud. Teie minge. Ruumi ka nii palju kuidagi, jah? Issand, äge. Tüdrukas, kas teile meeldib vannis käia? Jaa. Ja vaata, kui hästi siis, et see vann oli võimalik nagu ilusamaks teha ja alles jätta, on ju? Ja nüüd saab hambed pesta vannides. Äge lagi siin on. Ja no ma loodan, et see ruum on nüüd ka kindlasti soojem, mida enne oli. Tunda juba praegu. On või? Jaa. Väga hea. Enne tulid selle täiesti külm. Täiega mõnus. Nii lahe. See kraaniga osta kuidagi nii vinge. Kraaniga ostime, tahtsimegi vanni tõppa. Teil enne ei olnud üldse? Ei olnud, jah. See oligi pesid köögis hambaid siin vannis. Ja nüüd on see kraan ka, mida nemad oska välja. Milline kraan enne oli, mida nemad ei oskanud? See keerata ja siis nad ei oskanud seda, siis pidi kogu neile sättima seda. Väikeste rõdedele? Jaa. Et oleks õige soojusega vesi tuleks, jah? No näed. Issand, siin on ka see äge lagi. Tegime siia ka selle ägeda lae, et oleks nagu komplektis on ju vannitoaga. Nii lahe. On ju sile? On ju nii äge? Põrand on ka kuidagi hästi lahe. Siit on ka nüüd hääd siit sellest käib. Aga proovi seda teist ka käima panna, vaata. No 2 lülikat, miks on 2? Nii, on nüüd seda. Mis see on? See on ventilatsioon. Selle saab eraldi käima panna, eraldi lülitist. Teiega mõnus. Uued ägedad uksed on. Kui ikka juba uueks teha, siis ikka korralikult on ju. Laura, su lemmiknukk. Mine vaata, Laura, kus on see lemmiknukk? Kallis kodutunne, aitäh, et tegite meie kodu korda. Nüüd on kindlasti siin palju parem elada. Palju soojem on kohe kindlasti. Ma tänan teid südamest. Te olete nii sõbralikud. Sandralt. Aitäh, kodutunne, et tegite meie kodu korda. Lauralt. Aitäh teile, et aitasite meie kodu remontida ja olete nii super-hüper lahedad inimesed. Te olete hästi toredad ja sõbralikud ja ootasime hästi kaua teid ja lähete nagu hästi ruttu, et kahju on lausa, et südamest tänan. Ma mõtlesin täna korra selle peale, et kui palju tegelikult sõltub sellest, millise hoiaku me ise ühe või teise elus vastu juhtuva asja suhtes võtame. Näiteks Marise lugu. Seda võib ju põhimõtteliselt jutustada ka niimoodi, et noor tüdruk ei viitsinud õppida, jättis kooli pooleli, sai teismelisena emaks, siis jäi 3 lapsega üksi ja nüüd töötab puuduliku haridustee tõttu lihtsa ameti peal ja elab peost suhu. Aga seda võib rääkida ka nii, et suurest sõbralikust perest pärit naine on üliõnnelik oma 3 ilusa tütre üle. Talle väga meeldib tema töö kiirsöögikohas, meeldib klientidega suhelda ja ta unistab, et ühel päeval on ka endal pisikene toidukoht. Ta naeratab iga päev, ka siis, kui rahakott vahel tühjavõitu on, sest usub, et ega palju raha ei olegi hea. See teeb äkki ahneks ja teatavasti süües kasvab ju isu. Mulle meeldib see teine versioon kindlasti palju rohkem. Maris on hästi rõõmsameelne ja naeratav ja just tänu sellele on ta siin väikeses Lustivere külas leidnud enda ümber palju sõpru ja selle tõelise kodutunde. Sest ega iga kolimine elus ei tähenda ju veel koju jõudmist. Tema jaoks õnneks on tähendanud. Uus lugu, uus ehitus, uued kangelased juba järgmisel esmaspäeval, ikka siinsamas, Kanal 2.
ole siis terve ja näeme jälle. Vahel tahaksid olla juurteta, just siis, kui hing on veel noor. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub amkruna siisema hoog. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või miilid, taas jalge all peagi on need. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lokleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis, siit samast kord läksid tee? Ole käsi sind kindlalt siis juhtis ja emal sai toas valmis leib. Sealt roosinaid noppida tohtis, seal rohkesti oligi neid. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa head.